Täna toimub meil traditsiooniline ETS Logistika klientide seminar koolitus. Tegemist on vabas vormis toimuva sellise lühikese 2-tunnise üritusega, kus me kogume kord, vahel ka 2 korda aastas meie kliendid kokku ja harime üksteist mõnel väliskaubanduslikul teemal. Meie eesmärk on see, et meie klientidel tuleks uusi ideid ja nad saaksid uusi tehnilisi käike ja võtteid, kuidas uutele turgudele siseneda või uutelt importturgudelt kaupa osta, mida siis Eestis või Euroopas edasi müüa, sellele lisandväärtust lisada. Täna me räägime Hiinast ja Hiina turu eripäradest tuleb meile rääkima Priit PVC-st, kes annab mõned konkreetsed lühikesed viited, kuidas hiinlastega asjaajamine käib, alates visiitkaardi üleandmisest ja vastuvõtmisest kuni tehingu reaalse vormistamiseni, kaasa arvatud maksed, maksetähtajad, kvaliteedikontroll, tollikontroll ja kõik muud sellised märksõnad. Ma loodan, et kõikidele meie klientidele see üritus meeldib ja me saame seda ka edaspidi veel korraldada juba uutest sihtturgudest rääkides. Oled selle ettekande täna jaganud paari osast. Kõigepealt räägime natuke Hiina ajaloost ja kultuurist, miks inimesed seal nii käituvad, nagu nad käituvad. Siis räägime sellest, mis hetkel toimub Hiinas majanduses, koostöös ka Eestiga ja viimases osas jagaks siis konkreetsemaid näpunäiteid. Siiamaani me oleme tarninud Hiina laevaehitustehastele isolatsioonimaterjali. On vigu tehtud ja on õnnestumisi olnud ja on tehtud ka teistsuguseid vigu, mida siin mainitud sai, et äratundmisrõõmu oli päris palju. No meie kogemus on importimisega. Meie ettevõtte LKK on sobiv tehnika karjääri- ja teedeehitusfirmadele ja suur osa tehnikast tuleb Hiinast. Ja selle tõttu on meil kogemusi Hiina hiinlastega kui ka Euroopa hiinlastega, kellel on siis Euroopas oma esindused. Mõte rahulikult, mitte sattuda paanikasse sellest, et Hiina on suur ja Hiina lubab kõike. Hiina ei ütle ei kunagi. Hiina räägib sulle muinasjutte kokku, hullem nagu kreeklane. Et rahu, ainult rahu. Hiina on ennast väga hea maha müüma ja just see, et kõik, kes me siin töötame nagu 1,5 miljonisel turul ja arvame, et me oleme tegijad, siis sattudes nii suurele turule, siis võib lüüa nagu pildi kirjuks. Et see on kõige suurem oht. Me oleme selles suhtes õnnelikud. Meid leiti pigem. Meie oleme juba 20 aastat rasketehnika valdkonnas olnud ja otsisime uut kaubamärki, mida esindada Balti riikides. Ja 2 lüli leidsid teineteist, ehk siis suurtootja, kellel juba oli Euroopas mitmed diilerid ja läbi soovituste jõudsid 2 puslet kokku. Tuleb küsida nõu. Siin on, nagu täna nägime, siin on inimesi, kes teavad ja tunnevad asja, et küsida nõu ja minna rahulikult ja just ja leida Hiinast õiged inimesed, koostööpartnerid meeletult raske. Teiste brändide puhul, praegu me räägime suurtest karjäärikalluritest, ekskavaatoritest, laaduritest, aga võttes need väiksemad seadmed, siis seal oli puhtalt internetis otsitu põhjal ja siis nende samade olemasolevate koostööpartnerite poolt siis kontroll, kas tegemist on ikkagi konkreetse firmaga, nagu internet väidab ja tänu sellele, et meil oli siis juba kohapealne tutvus olemas, saime me nendele kahtlustele kinnitused. Katse-eksituse meetod, küsida teistelt kogemusi, kui kusagil kellelgi juba midagi töötab. Hiinlane on valmis kohe oma uue firma kõrvale tegema, hakkame järgmist asja jälle maale tooma, et selles mõttes nad on üsna oportunistnikud. Ja tuleb liides üks inimene, kes siis palkab omale uued teised hiinlased juba töötama.
näiteks mis puudutab hiinlastega ühisfirma asutamist, mis puudutab Hiinasse oma ettevõtte loomist, punast pitsatit ja nii-öelda otsuste tegijate funktsioone riiklikul tasandil. Olin teadlik õiguspoolte pealt, aga täna sain nendele asjadele kinnitust, millele ma päris täpselt nagu ei olnud varem mõelnud. Et nüüd nagu pani pusled paremini kokku, et see oli igal juhul väga kasulik ja silmi avardav paar tundi. See on nüüd hea küsimus. Kõige tähtsam on ikkagi leida see usaldusväärne toode. Hiinas on ju teatavasti samale tootele meeletult palju ettevõtteid, kes seda ka siis esindavad, vahendavad või on tootjad. Tasub vaadata, kas on lähiriikides või kuskil juba mõni edulugu selle toote kohta. Kindlasti ajalugu vaadata ja see on esimene asi. Siis tunda Hiinaga koostöö seadusi loomulikult, et neil on omad viisid, kuidas nad armastavad koostööd teha ja kolmas on see, et kas turg on valmis selleks. Ja tihtipeale ongi see kõige suurem probleem. Nad teevad suurepärast toodet, aga turg ei pruugi olla just selleks tooteks valmis, kuna tekib probleem made in China. Ja see on nüüd, sa pead olema väga hea turundusliku plaaniga ja võib-olla siis ise olema tugev ettevõte, kellel on juba taust, keda usaldatakse ja läbi selle müüma. Sest et isegi meil on täna väga-väga raske seda Hiina tehnikat teiste seadmete kõrval turustada. Väga hea auditoorium, et kui muidu eestlastel on omapärane vaikselt kuulata ja pärast võib-olla 1-2 küsimust küsida ja siis lahkuda, siis seekord oli auditoorium väga selle ettekandega sisuliselt seotud. Ja kõik küsimused, mis tulid, näitasid, et siin oli suur hulk ettevõtteid, kes on hiinlastega koostööd teinud nii importimise kui eksportimise vallas ja omasid väga häid sisulisi näiteid. Ta on väga suur ja keeruline turg, vahet ei ole, kas te soovite sinna oma kaupa müüa või sealt osta seda. Et kui jälgida väga kindlat protsessi, kuidas valida oma partnerit, kuidas seda kauba kvaliteeti kontrollida ja milliseid nõustajaid sinna protsessi kaasata, siis tegelikult on võimalik seda äri täiesti riskivabalt teha. Ma soovitaks nõuandjat kaasata siis, kui see tehingu väärtus on ikkagi suur. Et võtame siit näiteks alates 50 000 eurost, sest ilmselgelt nõuandjatega kaasnevad oma kulud ja need kulud peavad olema põhjendatud. Et kui need tehingud on väikesed, siis täiesti ongi võimalik see risk sinna äriplaani sisse arvestada, et kui läheb kehvasti, siis oli teadlikult tehtud otsus. Et PVC täna aitab nii lepingutega kui tihti ka konsultandi ja nõuandja rollis olemisega. Et meil on Hiina suuremates linnades kontoreid, kus inimesed oskavad anda nii juriidilist, maksualast, turualast nõu, et see professionaalne võrgustik, mis PVC-ga kaasneb, on väga suur väärtus. Selleks peaksid eestlased ise hakkama oma ettevõtete alt oma kaupa müüma. Et täna, kui vaadata Eesti-Hiina kaubavahetuse numbritesse sisse, siis seal suurim osakaal on elektroonikal ja seadmetel ja ma arvan, sealt väga suur osakaal omakorda on Ericssonil ja ABB-l. Et kui need kaks ära võtta, siis sisuliselt Eesti eksporti Hiinasse ei olegi. Ehk et see on meie riigi ja meie ettevõtete strateegiline otsus, kas Eestis tuleks rohkem toota ja rohkem eksportida või hoopis leida mingisugune uus vahendaja roll, et me näiteks toodamegi Hiinas ja müüme Ameerikasse. Selle ürituse kõige suurem kasu oligi täna see, et lisaks sellisele teoreetilisele lähenemisele tuli nii lavalt esinejalt kui ka siis auditooriumist hästi palju konkreetseid fakte, linke, veebisaite, organisatsioone, kust siis reaalselt abi saaks. Oli hästi palju eelarvamusi Hiina kohta, olgu üheks näiteks Hiina tohutu kommunistlikkus, mis tegelikult
ei pea enam nii väga paika. Tegemist on pigem puhta kapitalismi süsteemiga, mida juhitakse autoritaarselt. Detailides liiga sügavalt minemata tähendab see, et toimivad täiesti tavalised Euroopa turureeglid väikeste Hiina eranditega ja just nendest me siin täna rääkisime.